Tsikkel on siiamaani müüa, kes soovib ringrajale sõitma tulla. Et võib ühendust võtta ja saab kiire tsikli endale. Ja võiks siia rajale tulla ja kohe saab. Ja, põhimõtteliselt suure paksu rahakotiga tuleb kohale ja saad tsikliga kohe sõitma minna. Ei loobunud Yamaha suhtes jäin jah kindlaks ikka, et Yamahaga edasi. Vähemalt töökindel tsikkel, et probleeme ei ole. Et nii on. Ei ole see aasta ainult 2 Vaatan su sotsiaalmeediat, said trenni. Sotsiaalmeediat ei tasu uskuda, kõik mis on seal ei pruugi olla tõsi, selles suhtes, et ringraja trenni oleme teinud see aasta ainult 2 korda. Üks kord Kümiringil 3 sessiooni, siis hakkas vihma sadama ja korra oleme Alastoral käinud, kus saime ka sõita äkki 4 korda. Ja siis rohkem ei olegi, kardirajal ka mõned sessioonid, et hästi vähe, minimaalselt. Ja tegelikult ei olnud üldse plaan sõita see aasta nii kaua, kui tsikkel on kindlasti ära ostetud, et tsikkel sai soetatud natukene varem, kui hooaeg algas, aga kuna makseraskused olid, siis oligi plaan niimoodi, et kui tsikkel makstud saab, siis sõidame ja kui ei saa, siis ei sõida. Et jah, nii ta läks ja sellepärast ei olegi trenni jõudnud teha. Need rahalised raskused on, et keegi võiks suure rahakotiga visata. Et kallis hobi kahjuks. Tänane päev on aeglaselt ringiaegu vaadates, et uus tsikkel tahab harjumist. Vedrustus on kõvem, ei ole veel päris sina peale saanud. Ratas on ise ka kõrgem, natukene kurvis on ta, käitub teistmoodi. Et ühesõnaga tahab sõitmist kilomeetreid, nagu Marko Rohtlan ütleb, et sõidukilomeetreid, siis tuleb kiirus ka. Et natukene tuleb atra sättida veel, homseks loodame kiiremaks saada, et praeguse ajaga ei ole rahul. Homsest päevast ootan põnevat tasavägist lahingut. Proovin ikka eesotsas konkurentsi pakkuda. Eks näis, mis homme saab. Midagi utoopilist ei luba, et läheb nii, nagu läheb. Annan endast parima.